Täiesti hämmastav, kuidas me saime siis sipa aimu sellest, kuidas sünnib pilt ja mida pildi looja selles pildis näeb. Kuidas see pilt tekib. Vägev, tahaks veel tükk aega vaadata. Nii, nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et meil on täpselt pool tundi alles. Ma panin vahepeal väljas tähele, et ka paar kringlitükki on veel alles. Aga kes ees, see mees loomulikult. Aga momendil meil on siis meie konverentsi lõpuosa, kus me tõmbame nii-öelda paneeldiskussioonina otsad kokku. Ja nagu ma aru saan, siis kaks daami siin, Kaia Kapster ja Roosi juhatavad selle sisse. Kas on nii? Jah. Ja siis me diskuteerime siin kõik väga avalikult. Nii et palun. Tere, tore on näha, et siin on nii palju mehi. Ma ausalt öeldes kartsin, et sellest saab väga naiselik üritus, aga ei ole. Mehi on poole rohkem. Ma tänan, et te kõik olete tulnud ja kuidagi nagu kohatu on siin minul oma arvudega nüüd alustada. Just, on täpselt sama tunne, sest et ka mina olen täna oma arvudega siin ja päris praktiliste kogemuste, päris argikogemustega ja need on päris valusad kogemused ja valusad tõdemused, kuhu meie võib-olla oleme jõudnud läbi oma praktilise igapäevatöös peredega. Ja ka uurides seda, mis siis tegelikult toimub Eestis täna perede tasandil, mis toimub täna lastega, väga paljude lastega Eestis. Kas me peaksime ennast ka tutvustama? Jah. Mina näiteks olen 3-kordne ristiema ja muu hulgas Riigikogu liige ja sotsiaalkomisjoni liige, aga mulle meeldib rõhutada, et ma hariduselt olen ajaloolane. Kaia? Mina olen Kaia Kapsta, mina olen sihtasutuse väärtustades elu juhatuse esimees ja igapäevatöös ma tegelen raseduskriisi nõustamisega, aga järjest enam perede ja paarisuhte nõustamisega. Ja mina olen 3 lapse ema ja kui mina iseennast tutvustades alati ütlen, et olen elanud peaaegu et täiuslikus abielus ja ühel hetkel see on lagunenud ja tänaseks ma olen 3 lapsega üksinda last kasvatav ema. Sellised vastuolulised kogemused. Ja ma toon siia juurde numbreid. Vaatasin just Sotsiaalministeeriumi leheküljelt statistikat abiellumiste ja lahutamiste kohta. Ja väga hästi on olemas võrreldavad numbrid 2002–2012. Jooksul abiellutakse Eestis keskelt läbi 5000 kuni 7000 korda aastas. Siin ei saa mingisugust sellist üldistust teha, kuna tõesti on väga huvitav üks aasta 4000, teine aasta 7000, et seal vahepeal kõigub. Mingit sellist tendentsi siia või sinnapoole ei ole. Samas on meil nii, et 58% lastest sünnib väljaspool abielu ja 22% Eesti lastest kasvab üksikvanema hoole all. Ja see on väga suur protsent. Kaia sa jõuaks. Just. Kui veel arve tuua, siis ma võin kuni selle järje öelda, et 25 000 last hinnanguliselt, see ei ole täpne arv, ei saa regulaarselt või üldse mitte kätte teise poole vanema elatisabi. Aga ma ei tahakski niivõrd rääkida elatisabist, kuivõrd juhatada Kaia osa sisse sellega, et need 25 000 last hinnanguliselt kannatavad lisaks vaesusriskis olemise ka selle all, et nende suhe eemal oleva vanemaga on ilmselt kas poolik või siis lausa olematu. Just. Et ma kommenteerin siin juures seda, et kui me räägime vaidlustest raha ümber, siis millest me tegelikult räägime? Me räägime suhetest. Me räägime võimetusest jõuda vastastikuste kokkulepeteni, me räägime võimetusest pidada kokkulepetest kinni, me räägime võimetusest austada teist osapoolt piisavalt, et me tuleksime toime lapsevanematena ka peale lahkuminekut. Ja see on ääretult valus teema ja see puudutab väga valusalt lapsi otseselt. Ja kui rääkida veel numbritest ja vaesusriskist, siis minu numbrid ütlevad seda, et 2011. aasta seisuga on meil circa 60 000 last, kes elavad üksikvanemate käe all või kasvavad üksikvanematega olevas perekonnas.
ja nendest elab alla vaesuspiiri, nendest lastest tervelt 36%. Ja kui me räägime alla vaesuspiiri elamisest, see tähendab seda, et ühe lapse jaoks kuus kõikide vajaduste peale jagub ainult alla 87 euro. See ei ole ainult söögi puudutav, see on kõikide vajaduste peale kokku. Jah, et seda ei ole, seda on väga vähe. Seda on väga vähe ja neid lapsi on väga palju. Neid lapsi on palju ja ma tahakski toonitada siin juures huvitavat sellist ühiskondlikku arvamust, et üksikvanem olla on kuidagi nagu lihtsam tee või valitud lihtsam tee. Minule tundub, et üksikvanem, see on vastupidi, see ei ole ühiskonnas, see ei ole popp, see ei ole nagu tegija, kui sa oled üksikvanem. Vastupidi, sa oled valinud raskema tee, sa oled valinud selle iseendale ja tegelikult ka oma lapsele. Ja teatud mõttes sa oled nagu märgistatud. Teatud mõttes sa elad selle tundega, et sa ei ole toime tulnud. Sa ei ole toime tulnud, aga ega lihtsam ei ole ka üksikvanema lapsel, sest et lisaks hüljatusele, arusaamatusele, segadusele, lisaks sellele üksikvanemate lapsed saavad statistiliselt parem täiskasvanuks, ehk siis nad võtavad üle, nagu me siin täna rääkisime, nii-öelda suurema inimese kohustusi, kas siis sunniviisiliselt või oma algatusel, nad on paraselt küpsed ja mis asja nagu veel kurvemaks teeb, on see, et statistiliselt üksikvanemate lapsed, kuna neil puudub korralik, ütleme siis eeskujulik või hea klassikaline peremudel, siis nad jätkavad ise samasugust poolikut mustrit väga sageli. Sest neil puuduvad teistsugused toimetulekuoskused, nad ei ole õppinud, neil puudub mudel. Aga kui nüüd natukene lastelugude rõõmsamaks minna, siis mina tahaks jagada. Miks ma selle teemaga olen aastaid tegelenud, põhiliselt küll nii-öelda elatisraha saamise kontekstis, on see, et ma olen ise ka ema poolt kasvatatud. Mina jäin oma isast ilma, kui ma olin 3 ja ma mäletan seda tunnet, mis tähendab, kui sul ei ole isa, aga väga tahaks, et ta oleks. Ja mälestus isast elab. Ja kuidas mina asja lahendasin? 3-selt jäin ma isast ilma, 4-sena hakkas mulle tunduma, et minu isa on Ivo Linna. Sest minu isa kandis minu mälestustest samasugust soni, nagu televiisoris Ivo Linna, oli soe hooliv ja lisaks tõestuseks, viimaseks selleks tõestuseks oli see, et Ivo Linna naise nimi oli ka Reet, nagu minu. Ja sellest mulle täiesti piisas, et rääkida lasteaias oma vanaemale, lasteaias teistele lastele ja kasvatajatele, et minu isa on Ivo Linna. Teate, kui keeruline mu emal oli seletada kõigepealt mulle ja siis kõigile teistele, et ei ole Ivo Linna. Nii et laps leiab endale kompensatsioon mustrit ja mudelit ise, nii et kasvavad tugevamad. Kasvavad tugevamad ikka. Me ei saa öelda, et need lapsed üldse ei kasva, eks ole, aga me saame küll küsida, et mida meie täna saame teha, et neid lapsi toetada, neid veelgi tugevamateks aidata kasvada. Kas siin on midagi teha? No tegelikult ma vaatan seda abielu lahutuste numbrit uuesti. Tegelikult me oleme, nagu ka Ragnar Kutsar rääkis, üsna kurssi muutmas. See käib küll aeglaselt, aga see toimib. Sest et kui ma rääkisin, palju abiellutakse, ja abiellutakse siis 5000 kuni 7000 abielu keskmiselt aastas, siis lahutamisse arv tegelikult väheneb. 2002 lahutati 4074 abielu ja järk-järgult lahutatute arv väheneb ja 2012 ehk siis eelmine aasta, see aasta, on lahutatud 3099 abielu. Nii et 1000 võrra. Mis me saame siit öelda, on see, et abiellutakse küll vähe, aga kergekäeliselt ei lahutata. Et enam nii kergekäeliselt. Ja siin ma võin öelda, et just nimelt selline pehmemad väärtused nooremas põlvkonnas lähevad tegelikult hinda. Ja kõik, mis meie täna teha saame, ongi, nagu me seda konverentsi alustasime, muuta ühiskonna suhtumist, suunata see taskulampi vihk sinnapoole, et isa olla tegelikult on popp, isa olla on auasi, isa olla ongi kõige tõsisem töö. Ja siis öelda ka seda, et kui ma ei tule toime, on mõttekas pöörduda abi poole ja küsida, kuidas siis oleks, kuidas võiks. Et mitte nõrk ei ole see, kes küsib abi järele, vaid nõrgem on pigem see, kes jätab seda tegemata. Kõik. No otsime praegu lahenduse, aga mida me küsime planeet diskussioon? Küsiks mudelist. Räägiks sellest mudelist, sest et
Eile me arutasime Riigikogu sotsiaalkomisjonis lastetoetuse tõstmise eelnõu. Me esitame sotsiaalkomisjon selle teeb valmis ja esitab Riigikogule. Ja kõige rohkem segadust, nagu ka Dagmar Kutsar ütles, kõige rohkem segadust tekitab meil see kärb või siis see perede võrgustik. Teate, see ei ole mitte ainult tehniline segadus, kuidas kokku lugeda nagu 3 last ja kuidas lahutamise puhul need 3 last ikka täpselt jagunevad ja kuidas teha kindlaks, et see on üks perekond, on just nimelt selline, kui lapsed käivad nädal siin, nädal seal, tohutult keeruline, aga see on ka veel emotsionaalne selline probleem, sest et nii opositsioon kui ka MTÜ-d, erinevad sidusorganisatsioonid, kes meil komisjonis kohal käisid, kõik rõhusid oma selle teravikku just nimelt sellele, aga et meil ei ole ju tüüpilist perekonda, meil ju enam kahjuks ei ole tüüpilist perekonda, ema, isa, 3 last, et meil on kärbpered ja kuidas te seda asja ikkagi, kuidas te seda praktiliselt lahendate? Mis siis nüüd teha? Küsimus. Mina olen praegu komisjonis, ootame parandusettepanekuid, oleme suhteliselt hädas, sest et ei kohalikud omavalitsused või taha seda väga enda kanda võtta, et teha kindlaks, kuidas need pered täpselt koos elavad ja mina kuulen siit ka veel niisugust kohta, et aga meil ongi niimoodi. Et see lihtsalt on niimoodi, et me ei saa sinna mitte midagi parata, see on nüüd niimoodi. Ja arvestage sellega ja tehke selle jaoks parem lahendus. Ja tuleb tunnistada, et see ongi keeruline. Et ma näen, mina näen, et olukord on paranemas, aga praegu me oleme ikkagi olukorras, kus lastetoetuse tõstmine esimese 2 puhul sõltub vaesusriskist ja meie kärbperes sama tihedalt esineb kärbperes nagu isa esineb ka vanaema. Ehk siis pooltel peredel vanaema pluss laps, ema ja nii edasi, pooltel peredel isa kas teisest ringist või kuidas siis lapsed või niisama koos olemas. Et meil on tegelikult, praegu on probleem ja ma loodan, et ma ei tea, kuidas sellest täpselt välja tulla, see lahendus on täiesti poolik. Vastutades ei kõlba selle praegu kuhugi, tuleb ümbergi. Ja et see on nagu mudel, täna see kärbpere, aga samal ajal ei ole see ainus mudel, eks ole, no jumal nähtud. Nii taamist, arutaks selle mudeli üle? Arutaks selle mudeli üle, jah. Minul on ka küsimus, et miks te arutate igasuguseid toetusi või võiks mõelda sellele, et oleks võimalus olemas sama lasteaia teema igivana aja. Et tõstame see 20 €, aga kui see lasteaia järjekord Tallinnas on mingisugune võimatu täiesti, siis riik vaatab lihtsalt peatustada täiesti. No nii ei saa öelda, et riik vaatab pealt täiesti. Aga mis on juhtunud, mul on 3,5-aastane poeg. Nii kui ta sündis seda järjekorda pandud, vahepeal kolitud Viimsist linna ja täna teedab laste kohta. Jah, Jüri Võis isegi andis ju vallakohtusse. See on nüüd selline probleem, et ma tegelikult saan KOV-idest ka aru. Need kohalikud omavalitsused, kes on Tallinna ümber, neil on tõesti see rahva sisseränne nii suur ja kuna vahepeal laste sündimus oli niivõrd väike, et neist on lasteaed on ümber ehitatud, siis kohalikud omavalitsused ongi hädas ja nad ootavad riigilt abi, et nagu ka Tallinna linn, eks ole, ootavad riigilt abi, riik siin veab piike, kui palju ta abi peab andma. Aga fakt on see, et kohalikel omavalitsustel on see kohustus ja kui nad ei suuda seda täita, siis nad peavad ka välja pakkuma, mis nad siis teevad. Mis siis saab? Aga täna riik peaks seda tegelikult selle Tallinna kohtuga selgelt minema sealt vaadatakse. Et kodanik on nii juhida. Siin ma tõingi näite, et küsimus ei ole ainult Tallinnas. Samamoodi on Viimsis probleem, samamoodi on Harkus probleem ja samamoodi tegelikult on Lõuna-Eestis probleem. Tartus on suur probleem, seal pole Keskerakonna lõhnagi juba tükk aega valitsuses. Nii et no aga mis siin riiki tegelema, kui ei ole erakonnas nagu asjad tegelikult vaadata? Riik peab tegelema, kas praegu on, ütleme, esimene eelarve, kus meil üldse midagi üle jääb. Praegu me alles sätime, mida teha õpetajatega, mida teha arstidega, mida teha lastetoetustega, need on kõik sellised valukohad, et kõike peab tegema. Ma ei saa öelda, et me valime ühe asja ja teist ei tee. Me peame tegelikult tegema kõike. Kust tuleb see kogu aeg see sama poliitikute jutt, et tulevik on juba tähtsad, lapsed on juba tähtsad, aga ilus jutt, aga kui riik mitte midagi selleks teeb. Me ei saa öelda, et ta mitte midagi ei tee, me ju praegu püüame lastetoetusi tõsta. Me tõstame lastetoetusi praegu 20 miljoni, me peame valima. Ja praegu meile tundus, et lastetoetuse koht on veel valusam kui lasteaedade koht. Andke andeks, võib-olla see on minu rumal otsus ja see sõltub nüüd minust, aga me peame nagu valima, mida me teeme ja me valime nagu kõikidest põletavatest probleemidest järjest välja need, mis tunduvad, et kõrvetavad kõige rohkem. Mul tuleb meelde üks jutt, mis ma kunagi kuulsin, kui ma õppisin kolledžis, et kuidas siis kirjutati valitsus taga.
teevad seda teist ja kolmandat ja igasuguseid sealt sellist edasi, noh, vabandust nüüd väljenduse pärast ja see oli niisugust kontekst, oli üks pastor, tema rõhutas takka ja kogu see rahvus muidugi nii on jah, ei ole piisavalt varustust, ei piisavalt asju ja siis see pastor viskas näppu või tõstis oma näppu nii-öelda selle inimeste peale tagasi, ütles, et mis te ise selle jaoks olete teinud, et see keskkond, ühiskond muutuks, et see parem oleks, et minu arust seda valitsust me võime alati kiuga ja me seda teeme ka. Aga paluksime, võib-olla räägime natukesest mudelist, kuidas, mis me üldse siin nagu nii-öelda kodanikena, mis on meie oma vastutus, mis me saame teha, kuidas me saame seda mudelit muuta, et kes meil nüüd olid siis? Härra, meie kord, Tõnu Lehtsaar, palun. Jah, te võite käistada. Sest Dagmar Kutsar ja Marju Lauristin ei saa praegu siin istuda. Et võib-olla lähme ma ei oska siin ka detailidest kaasa rääkida, aga üks asi, Reet, kui sa siin eelnevalt ette kandsid, siis mulle tundub, et kui meil on võrdpered, nii nagu Dagmargi rääkis, see on paratamatu justkui kasvav, ma ei saa öelda trend, vaid lihtsalt siis ma võtsin, et vähem lahutust, vähem segadust. Võib-olla oleks siin nagu lihtne öelda, aga kui me sellest mudelist räägime, siis ja see mudel on puudu, Naatan Haamber vist ütles, et siis noh, eelnevalt see mudel oli nii-öelda taeva isa ja selle kujul esile toodud üks legend või üks story või üks lugu. Me oleme selle nagu ära kaotanud. Kas meil seda enam pole, mis siis saab? Millest see mudel nüüd kujuneb? On hulen Eesti palju inimesi, meestest oleme hukkad selle üle, et me oleme uskmatum rahvast. Kus see mudel on? Mis saab? Kas saab midagi? Mul ei ole vastust, ma arvan, et maailm muutub ja see nii-öelda kärgperekond, see tegelikult ei ole ka veel välja kujunenud ja kui jätkusuutlikuks ta üldse osutub, on minu jaoks väga suur küsimus. Ma arvan, me ei peaks selle peale hakkama ehitama praegu. Ma arvan, et ühe põlve jooksul me näeme tegelikult selle väga valusat vilja ja võib-olla naaseme kiiremini, kui ma oskame arvata traditsioonilisema perekäsituse juurde tagasi. Aga mis puudutab nagu seda tänast teemat, siis mulle tundub, et võib-olla olulisem on isegi selline emotsionaalse sideme säilitamine antud juhul siis isa ja laste vahel. Ma olen väga palju vestelnud meestega, kes on siis eemaldunud oma perekonnast ja lahutanud. Aga ma olen alati rõhutanud seda, et see isaks olemine jääb isegi siis, kui sa enam oma naisel ei ole meheks. Ja see aeg, olgu see siis nädalas kord või mis regulaarsusega, kus see laps saab olema tingimusteta selle isaga koos, see on ülimalt tähtis. Ja ma arvan, et sellel on pikas plaanis palju olulisem teema kui 20 € siia-sinna. Ma mõtlen täna oma vanaisa peale, kes kaotas kõik oma hambad sellepärast, et tema 9 last vajasid süüa sõja ajal. Ja ta andis selle kõik vitamiinid ära. Tegelikult euro siia-sinna ei muuda väga palju, aga muudab see, et oli jätkuvalt oma lastele isa. Ta kattis sünnipäeva lauaga minule veel oma surmapäeval, 9. sünnipäeval, kui minul oli sünnipäev, pidas mulle kõne, ta ütles, sa oled tähtis, sa oled Jumala kingitus meie ellu. See on see, mis on mind tegelikult elus kandnud. Kui me mudelist räägime, siis mudel iseenesest tähendab eeskuju. Ja siin lipsas ka 2 mõtet läbi, et me oleme kõige uskmatum rahvas ja et seda traditsioonilist peret, vist isa, ema, 3 last, et seda enam ei ole. Mingis mõttes need väited on müüdid, mis tähendab seda, et usk ei ole Eestimaa pealt kadunud, väidetavalt siis 15%, kui me räägime kristlikus kontekstis, on pühendunud kristlased, aga vist 57% või isegi üle 70 mõned uuringute järgi on neid, kes usuvad kõrgemat jõudu. Nii et rahvusvaheliste võrdlevuuringute tõttu meie näitajad on suhteliselt madalad, kindlasti see ei ole kadunud. Samamoodi on väga vale väide, et traditsiooniline perekond on kadunud. Ei ole kadunud, täiesti olemas. Ja kui me mudelist räägime, siis mudel ongi midagi, mida me saame esitada ja võimalusel ka soovijatel eeskujuks võtta. Nüüd selles mõttes ma mõtlen ka kristlastena ei tasuks lasta nii-öelda saba jalge vahele ja öelda, et ei ole, vaid vastupidi, et on olemas ja on vägagi. Siin üks minu hea tuttav, tema käib mööda koole, ma ei tea, mis asju ta räägib, seksuaaleetikast ja niisugused asju, umbes täpselt. Ja ta ütles, et mitmel juhul on kooliõpilased tulnud nende juurde ja on öelnud, et mitte keegi
ei ole meile mitte kunagi midagi niisugust öelnud, et minu suudlusel on väärtus, et süütus on tähtis, et mul on olemas võimalus ja õigus püsisuhtes ja õnnelik maapõlast näib, maapõlast kuulub. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui pimedus on suurem, seda see sama küünalsääl vaka, ei tohiks olla vaka all, jah. Et mina nagu olen selle müüdi vastu, et saab küll. Olen väga nõus Marju Lauristiniga, et vägisi ei saa. Ja võib-olla meil need vanad nõukogude aja niisugused surve, ülitundlikkus igasuguse surve vastu on väga sees, vähemalt ütleme keskealisel ja vanemal põlvkonnal, aga elada näitena, jah, saab, on võimalik ja öelda ka põhjendus, miks me seda teeme, on täiesti võimalik ja ei ole see midagi olemata, et ei ole. Jaa, minul tuli praegu mõte mul oli füüsikaõpetaja Vallikivi väga tark ja ka võib-olla isafiguurine. Sama õpetaja, jah. Ka isafiguurine. Vot nii. Ja ma mõtlen, et võib-olla tõesti, jah, see kärgpere ei peakski olema tulevik, et me praegu peame sellega küll arvestama, aga meie minevikus oli isa ju meie nii-öelda nagu perepea. Ajaloolasena jumal, veel 100 aastat tagasi oli isa perepea, kõige tähtsam. Täpselt see, mis me täna siit loengust, erinevatest loengutest nägime. Mis me peaksime tegema? Me peaksime vältima olukorda, kus mees ühiskonnas saab käituda nii-öelda vaba radikaalina, vot siit tuleb see Vallikivi õpetus, et ei tohiks olla vaba radikaal, siis ei tegigi neid kärgperesid. Sa ei saa käituda vaba radikaalina. Aga ma lisaksin siinkohas juurde, et me ei saa vaadelda isa rolli peres ainult isa ja lapse otseses suhtes. Isa kohalolu ja isa soov olla, isa motiveeritus kohal olla sõltub ikka suuresti sellest, missugused on tegelikult isa ja ema omavahelised suhted. Ja kuidas nad tulevad sellega toime ja kuidas nad koos ühiselt suudavad ka üles ehitada siis lapsevanemate allsüsteemi. Et isa kohalolu, isa roll mõjutab kogu peresüsteemi tunduvalt suuremalt ja võimsamalt kui ainult siis otseses interaktsioonis, isa-laps omavahelises interaktsioonis. Et kuidas me saame nagu aidata ja toetada seda, et me ei saa sundida olla siis mingisuguses mudelis, aga et inimesed oskavad seal olla, inimesed tahavad seal olla, nad suudavad üles ehitada ka tegelikke suhteid ja tegelikku lähedust, mida nad siis suudavad niimoodi mudelina edasi anda oma lastele, sealt lastelastele ja nii edasi ja nii edasi. Kusagilt on see nagu väga läbi lõigatud, mina nagu tunnen kaasa. Kas me saame süüdistada nõukogude pärandit või mitte? Valitsust. Keda me süüdistame? See on vaba radikaal, vaba mees. Aga see on täiesti õige, sest et me räägime sellest piitsa-prääniku meetodist, kui keegi tahab olla ja kui keegi tunneb rõõmu ja eesõigust sellest, et ta saab olla, ma räägin isast, eks ole. See on ju ääretult tore, mul on endal sõpru, kes on läinud lahku, kelle süda on vaevas, selles suhtes ta ei saa oma lapsega enam suhelda, sest et kas on geograafiline asukoht erinev või on lihtsalt suhted niivõrd sassis. Ma näen teise mehe ängi tegelikult vaeva ja tõsi see on selle vaeva või selle probleemi tekitab just seesama, et lapse isa ei saa oma lapse emaga suheldud ja tekibki tekivad probleemid. Üks mõte, mul oli nüüd see läks ära kusagile kahjuks. Loodame, et see tuleb tagasi. Kuidas seda, kui me räägime sellest isalikust, et isa on lahe olla, mul tuleb meelde üks isatäve eelmine aasta, kus ma käisin umbes sama ala lätsin juhtida, Rakvere linnas korraldati ja mul on märk siiamaani tema hommikul kukkus salli küljest ära, panin tagasi isa lahe isadepäev oli selle nimi. Isa on lahe olla põhimõtteliselt. Kas meil on see sõnum kuidagi puudu või vajaka, kuidas teile tundub, on isa lahe olla või ei ole, kui me vaatame üldisemat pilti. Kes on see kõvamees, kas on isa lahe olla või? Kui me kuulsime Heinz Valku, siis me saime aru, et isa on väga lahe olla. Ja küsimus ongi, kelle peale me vaatame, nagu Tõnu ütles, et mis on see mudel, see eeskuju, mille järgi me joondume. Miks sageli inimesed tegelikult lähevad nende alternatiivsete või siis ka halvemate valikute peale on see, et nad kaitsevad sageli alateadlikult oma enda elulugu. Sest nende eluloos, isa ei olnud mees oma kohal, või nende eluloos ei olnudki isa, eks ole. Ja tulemus on sageli see, kui ma noorte inimestega vestlen, et
miks nad seisavad nagu sellise nagu väga vaba eluvormi eest, on see, et minu elus selline oli, ega mina ei ole halvem inimene selle pärast. Nad kaitsevad iseenda narratiivi ja seisavad millegi eest, mille vastu nad tegelikult on. Ja ma arvan, et tänane konverents on hea näide sellest, et kui me tõstame positiivsed eeskujusid esile, siis on ka nendel, kellel ei ole, kellel on defektiivne isa-suhe, on võimalik vaadata kellegi peale ja öelda, et ma tahaksin ka olla niisuguses perekonnas. Kindlasti siin teatud niisuguse ahelreaktsiooniga on tegemist, et inimesed, kes ei ole näinud, ei ole kogenud või südames on see koht puudu, igal juhul on sellega raskem tegeleda kui olukorras, kus on olemas. Nüüd tulles selle küsimuse juurde, et kas isa on lahe olla, ma arvan, et on küll. Vanaisa on ka lahe olla. Aga kui me vaatame seda mõtet, et me väljendame selle kaudu, et isa on lahe olla oma niisugust subjektiivset enesetunnet. Ja ma hakkasin neid mõtteid mõtlema, kui ma puutusin kokku moodsate pedagoogidega, kes, või vähemalt mingi osa nendest, väidab, et koolihariduse ja koolis käimise üks niisuguseid eesmärke peaks olema, et laps on õnnelik. Tähendab, hea kool on see, kus lapsed tunnevad ennast õnnelik. Ja see kõlab ju väga õigesti, eks ole, väita vastupidist, et me tahame seda kooli, kus lapsed on õnnetud, ei saa ju mingil juhul. Nüüd, kus mina olen, aga seda probleemi on see, et selleks mõõdupuuks on inimese subjektiivne tunne. Ja mina väidan, et mitte tunded enne ja tegelikkus pärast, vaid tunded peaksid tulema mingitest väärtustest, mingit tegelikkusest. See tähendab, et ma ei ole mitte õnnelik iseenesest või lihtsalt õnnelikkuse pärast, vaid ma võiksin olla kas rõõmus või õnnelik siis, et ma saan aru saksa keele passimist, mis on üks müstika erivorm. Näiteks, ma saavutan midagi, ehk mõte on selles, see tunne tekib minus mingite suuremate, kõrgemate väärtuste pärast, nagu laste tulevik, isamaalisus, oma perekonna hea nimi või mingid muud asjad. Aga kuna meie aeg on äärmiselt niisugune sensuaalne, ta pöörab tähelepanu subjektiivsele heaolule ja tunnetele, siis meil mingid üldisemad väärtused kaovad ära ja tulemuseks on fragmenteerumine või killustumine kuni ühiskonna tervikuna välja. Küsime, mis asi seob praegu Eesti rahvast? Võib-olla natukene vene hirm, mis tuleb ja läheb ja laulupidu. Ja muud ei ole, ülejäänud asjad on nagu individuaalsed. Veervoolu dopingu skandaal. Veervoolu dopingu skandaal, pika otsimise veel leiab, eks ole. Hea, kui keegi pahandust teeb, et siis on vähemalt nagu. Identiteedikriis rahval, mida on isa. Ma lugesin suvel ühte päris huvitavat raamatut, üks naispsühholoog oli kirjutanud raamatu mehelikkusest. Ma ostsin seal sellepärast, et saad aru, miks naine peaks sellisest teemast kirjutama. Aga ta põhjendas seda huvitavalt, ta ütles, et natuke peab kõrvaltvaataja olema selleks, et objektiivselt mingit teadusainest käsitleda. Tema ütles, et ta on piisavalt siis kõrvaltvaataja. Aga ta tõi selles raamatus välja üks dünaamika, et läbi kultuuri ajaloo on mees toiminud au printsiibi peal. Austame isa ja et see mehe au on tegelikult sageli mehel hästi tähtis. Ja nüüd, kui mehel on mingisugune jama tekkinud elus, tegelikult väga raske on iseendale ka tunnistada seda. Kui Aapot võtta, et Aap ütleb, et me peame tegelikult avama ennast sellisele uuele vaimule oma elus, aga et me on väga raske endale seda tunnistada. Ja siis nad tegelevad ikkagi selle sama mehe au peale, et ma loon uue pere või ma lähen järgmisele valikule ja võib-olla seal ma saan selle kuidagi selle ausa enese või au enesetunde tagasi. Aga selle autori nagu lõppjärelus on selles raamatus väga huvitav, ta ütleb, et kui me vaatame Jeesust ja Kristlust, et siis Kristus on pööranud selle au teema nagu täielikult pea peale. Et risti löödu ei ole üldse aupilt, aga just seal tema nagu selle tõelise leiab ja tõelise nagu lunastab selle maailma tegelikult ka siis, kui ta alandub. Ma olen näinud seda, kuidas on andestus sündinud ka valusat isa kogemuste foonil ikkagi laste ja vanemate vahel. Kuidas lapsed võivad anda andeks oma vanematele ja need väiksed, nad annab väga kergelt andeks tegelikult. Ja seal korraga see mees saab ka oma uue väärikuse ja see pere saab uue tähenduse. Ja mees, kes on olnud
kolmandal ringil naaseb tegelikult oma pere juurde ja ütleb, et see ongi parim võimalik, mis mul on olnud kogu aeg tegelikult puudeelus. Et võib-olla me kõik peame olema natukene paindlikumad siin selles osas, et mitte nagu panna ainult etaloni üles, vaid anda võimalusi selleks, et need suhted saaksid olla taastatud emotsionaalse lähemuse mõttes. See ei ole üldse isaste teema. ei ole Pereteema. pereteema. ja suhete teema. Bonobod on seksuaalsõltlased. Bonobode kultuur, millest ma rääkisin. Nad lahendavad stressi seksi kaudu ja see on muutunud aina valitsevaks. Kas see on valik, mida me tahame? Jah, selle küsimusega võiks tegelikult selle küsimuse õhku visata, õhku jätta. Kell on 3. Üks sekund. Eesti Naisliit valib sellel aastal 15. korda aasta isa. Meie ees oli Heinz Valk, kes oli 2009. aasta isa, nii et me nägime, kes võiks olla aasta isa. 2010 oli Tartu linnapea Urmas Kruuse ja 2011 oli aasta isaks muusikapedagoog Arvo Ots. Ja täna ma tahaksin tänada kõiki konverentsi korraldajaid väga hea teema käsitluse eest ja kinkida aasta isadepäeva kontserdi kutse, mis on sellel pühapäeval Estonia kontserdisaalis algusega kell 12, et kui tohib üle anda. Aitäh. Loodame, et see jääb traditsiooniks. Kõiki konverentsist osavõtjaid samamoodi pühapäeval kell 12, kuulsed saate kassa juures. Rõõmu teid tänasena. Nii, aga aitäh. Tundub ikkagi, et kui nüüd küsimus oli isa või isane, siis isa on ikkagi see vastus. Kui nüüd lihtsalt nii kiiresti jällegi proovima see laps on just mul ära. Ühesõnaga oleks nüüd sellega ära vastata. Aga suur aitäh kõikidele teile tulemast, kaasa mõtlemast, kuulamast. Aitäh teile samuti ja väga, ütleks ikka edasi, et väga mõnus on isa olla. Mina vaatan lootusrikkalt tulevikult varsti saab vanasse poole. Aga aitäh kõikidele. Head päeva ja järgmist.